No tere jälle siis, head uut aastat, täna on 1. jaanuar. Pole siin väga midagi filminud, sest noh, see on esimene klipp sellest, mis ma üldse teen. Ega siin vahepeal väga palju toimunud ei ole, käisime vahepeal Oviedos seal, Birgitil oli mingi paberimajandus seal vaja aeda. Siis jõulude ajal tegime jõulu, selle sööma ära 27. natuke hilisemal ajal. Ja siis sai ka remonditud selle tüübi autot veits, et tal laenas sõbrannale endal autot ja siis tegi avarii kohe, et sõitis kellelgi otsa, et sai seal veits siis siukse ilusama ilmaga tehtud esiotsa paremaks. Tal stange oli välja tulnud pesast ja asjad olid seal natuke kõverad, et jah, oli rohkem tööd, kui ma arvasin, et algul oligi, arvasin, et lihtsalt natukene stange välja hüpanud, aga seal oli asjad kõik allkõverad, sai seal natuke muditud ja painutatud ja tehtud ja möllatud. Ja ega rohkem olegi, eile oli aastavahetus ja me olime kodus siin, mõtlesime linna peale minna siin keskväljakule vaatama, kuidas siin on, aga lapsed jäid tund aega enne magama ja ei saanud neid enam ülesse, nii et ei jõudnud sinna. Aga noh, siin aastavahetusel siin ei lasta suurt ilutulestikku, see on siuke vaiksem. 3 kuningapäeval on siis lastakse mingi eelmine aasta oli 10 minti järjest kõmmutati. See oli päris võimas. Et ju on see aasta samamoodi. Siis, mis veel? Suzuki. Vahepeal jõudsid siin erinevad kiled. Läikiv must kile, niisama võtsin mingi 85D karbonit, tegelikult vist 7D või ma ei tea neid, seal neid on miljon erinevad. Aga jah, võtsin siukest läikivat ka, et äkki siis teha see alumine osa siin selle läikivaga ära ja pealt poleerida. Võtsin siukse mingi mini headlight repair kiti, et siin on igast mingit jama sees, et vaatame, kuidas siin see läheb. Ma mõtlesin, et suuremad asjad, aga noh, päris pisike. Ja siin on siis need lõigatud välja, TR-i tekstid, tähed. Kleeps ise on siin. Ja jõudsid ka mustad need Suzuki logod või kirjad ja logod, aga neid ma praegu vist ei kasuta. Ma jõudsin siin üks päev ühe TR-i selle valmis teha. No siit on juba lahti olnud. Peab natuke vist soojaga neid kinni panema. Muidu vist külmaga. Ma olen vaadanud, mõnes kohas on veel tõmmanud, no praegu on kõik kinni, aga kui on seistud mingi öö läbi pärast esimest tööd, siis on mõnes kohas on tulnud mull ülesse, et siin oli samamoodi praegu, et siin on paar päeva nad seisnud. Aga noh, ma lootsin, et annab rohkem juurde kui noh, reaalsuses. Aga vaatame pärast, kui taga ka on tehtud, mul siin natuke kitsas praegu, et paakel külge ja teise poole teeb ennem ära siin. Teise poole on mul rohkem ruumi, et siis paneb siia need kirjad külge. RS 650 ka veel, et seda vist väga kerge lõigata pole, et saab vaadata. 650 siis numbreid. Siin pole rohkem midagi huvitavad. Võtsin siuksed, ma ei tea, kas need sobivad sellele või mitte, aga rattakleepsud siis või väljakleepsud. Et noh, kodar, siuksed kodarväljed, eks vaatab, külge võib proovida. Ja siin ei ole rohkem midagi. Siin on lihtsalt, ma proovisin, kui hästi see teip või kleep siis paindub. Ja no päris tegelikult hästi saab panna mingi ümaratele pindadele, aga rohkem ma ei viitsi. Lihtsalt see oli test proovimine. Ja siin on siis meil üks Piaggio Beverly 350 huvitava probleemiga. Ma olen siin päris palju seda lammutanud juba, et ja uurinud, siin on asjad lahti võetud. Siin on midagi väga kuumaks läinud ja noh, nagu ikka need asjad siin on. See on nüüd inglaste oma, hüppasin üle siin, Inglismaalt tulnud tüüpide omad, no ratas. See on selle tüübi naise oma, kes käis selle Royal Enfieldiga, Scramiga siin. Et probleem on siuke, et hommikul päeva esimene käivitus külmemate ilmadega ei lähe ratas hästi käima. Et siuke mingi 8, 9, 10 mõnikord korda on vaja käivitada. Starterit hoiab peal, siis ta mingi aeg ise ratas blokib ära, ma arvan, ta laseb mingi 5 sekundit äkki midagi sellist järjest käivitada, et starterit mitte liiga kuumaks lasta. Ja jah,
põhimõtteliselt on siis see, et ei lähe käima. Pärast, nagu ma aru sain, kui juba esimest korda läheb, siis päev on korras, ülejäänud päev läheb normaalselt. Need on käinud sellega juba kellegi juures, seal siis ta puhastas gaasiklappi ära ja põhimõtteliselt ütles töömees, et sellega nüüd läks palju paremaks, aga rohkem midagi ei tehtud. Et noh, aga kui ta ikka mingi 8-9 korda käivitub, siis ta ei ole väga hea. Ja nüüd ma mõtlesin esimese asjana, et äkki on näiteks, kas on kütuse probleem või on siis äkki elektrooniline, ehk siis äkki see, mis ta nimi ongi, temperatuuriandur paneb vigast siin ja ta ei tea, et on külm mootor, ta arvab, et äkki on kogu aeg soe mootor ja annab lihtsalt liiga palju, või tähendab, ei anna normaalselt külma käivitusega kütust peale piisavalt. Ja siis mõõtsin siin neid takistusi temperatuurianduril, need on korras, et kui mingi peaaegu 90 kraadi mootor, siis on takistus 378 ohmi, ta peakski olema sinna, kui täis kõige kuumem on, siis on mingi 300 manuaali järgi takistus 300 ohmi. Ja külmalt on siis 20 kraadi juures äkki 3000, et siin ma olen külmalt proovinud, siis on üle 3000, sest mul on siin alla 20 kraadi praegu. Et see näitab õigesti, ehk siis õiged temperatuurid tulevad ajusse. Sellega on korras ja nüüd on praegu see teema, et küünal on, kus ma küünla panin? Ma ei tea, kus ma küünal, siin. Küünla vahe võiks olla, kuidas ma siin näitan seda, ega ma väga vist ei näitagi. Igatahes, nii. Küünal on elektroodi vahe võiks olla siin mingi 0,8 ja sellel on praegu üle 1 millimeetri ja kui ma proovisin teda käivitada, nüüd siin 3 korda lasin, siis on küünal läheb jumala märjaks, et võib-olla ta ei jõua külmalt süüdata, et see säde on siin vahel liiga nõrk ja uputab lihtsalt ära ennem kui süüdata jõuab. Et praegu ongi nüüd see, et ma pean uue küünla tellima, aga ega see nädal ma ei saa. Ja ta vist tahab sellega, nagu ma aru sain, siis ta teisipäeval läheb jälle tööle. Et siis ongi see, et ma tellin lihtsalt küünla ära ja tuleb tagasi siis, kui on uus küünal. Et ma praegu proovin nüüd uuesti, kuigi tegelikult mingit vahet pole, sest ma arvan, et ta nagunii süüta, kui siin on ära kuivanud kõik see ja on mõnus. Et jah, tegelikult ühte asja, mida võiks veel vaadata, on see, et kui ta nüüd tööle läheb ja mul öö läbi näiteks seisab, kas siis on siin enda uuesti märg, äkki see pihusti lekib läbi ja uputab selle ööga ära küünla. Et äkki võib midagi sellist olla. Vot, aga jah, praegu rohkem midagi ei ole. Praegu ma panen kokku tagasi ja vaatan, mis ta teeb kuivalt. Ja siis paneme, ma ei tea, siis ma kirjutan kliendile, et ma tellin küünla ja vaatame uue küünlaga. Vot, aga davai, teeme tööd siis ka natuke. Praegu sai see siis täiesti kokku pandud ja ootan nüüd küünlat, tellisin küünla ära, esmaspäeval jõuab ja ega rohkem midagi ole. Küünla vahetus on kerge, siit see klapik ära ühe kruviga on kinni ja siis saab küünla vahetatud. Et praegu on siuke plaan, vaatame, mis see küünla vahetus meil annab. Homme hommikul või homme või millalgi kontrollin küünalt või võtan küünla ära ja vaatan, kuidas see küünal on niisama seistes, kas see läheb niiskeks või mitte ja vaatan silindri sisse ka, et kas pihustis lekib või ei leki. Ja vaikselt lõikan siin juba tähti ja varsti numbreid välja. Juba vastik on lõigata siukse pinna pealt. Väga hästi ole näha mingi nurga all neid numbreid või neid jooni õigemini, kust lõigata. Aga saab hakkama. Ja siis proovime paneme külge ja vaatame, kuidas on. Ja mis veel? Üks jubedalt uurib siin vahepeal ikka KTM-i kohta, et kus siis KTM on ja mis sellest saanud on ja kui kõvasti ma üle sain ja kui palju raha raiskasin ja kui palju kossin ja KTM on endiselt liivapritsis, ma ei lähe sinna uurima seda niipea, mul ei ole raha, et maksta selle eest või ma ei näe mõtet ka, et ma praegu
lähen maksan liivapritsi eest ära ja siis ma otsin ruttu endale, kes mul need pulber värvib ja siis ma pean mõtlema välja, mis värvi mingid detailid lähed, ma ei viitsi sellega tegeleda, mul ei ole siin nagunii ruumid sellega siin tegeleda kuskil praegu. Ja noh, ma ei taha raha ka raisata, sest et ma ei tea palju liivaprits või see, noh, see ei ole kõik ei tehta liivaga, seal tehakse mingi sooda ja asjadega, kui tehakse kunagi, et noh, alumiiniumit on vaja ka seal pritsida ja siis sellepärast ja siis no ta ütles mingi 30 eurot tund või midagi sellist ja mingid mõned tunnid seal läheb, et noh, iseenesest see kallis pole, aga siis pulbervärv maksab midagi. Ma ei viitsi sellega tegeleda. Ma ostsin selle ratta, ma olen kindlasti seda kõik öelnud, ma ostsin selle kunagi 400 euriga, võtsin juppideks ja viisin liivapritsi ja sinna ta jäi. Nädala, ei 15 päeva pidi maksimum minema, läks rohkem, läksin küsima 6 aja pärast. Öeldi, et saab nädala pärast, läks paar kuud mööda veel. Ja noh, nüüd on juba varsti aasta möödas. Et las ta seisab seal. Kui on midagi järgi, siis on, kui ei ole, siis ei ole. Midagi ma sellest maksnud seal üle. Mis veel? Siis, palju raha ma olen sinna mingi juppidele kulutanud või asjadele. Kohe kukub. Ikka, lõin ära end. Ma ei tea palju, mingi 5 sotti, 6 sotti äkki. Jupid on kõik siin siis põhimõtteliselt peaksid olema. Siin on pidurid, kettad, või noh, kettad, klotsid, filtrid, laagrid, kõik. Siin on igast manti, siin on no, ikka neid asju on. Ega ma ei mäleta, mis siin kõik on. Siin no paistab kõik olevat. Et jah, mingi suur hunnik asju siin on, aga kett ja keti jooks ja noh, kõik siuksed asjad. Aga las nad siis seisavad mul siin, et ega midagi nendega ei juhtu, kui nad siin seisavad, ega need on uued asjad kõik. Ja ma ei teagi, mis siin huvitavat on. Siin on kindlasti igast mingeid asju, aga jah, uued gripid on siin ja siis on kaitsed ja need erinevad. Siin on tagakiigelaagrid ja asjad ja mis see on? Mingi karpatihend ja et siin noh, asju ikka on selles mõttes, et jah, aga need on kõik uued asjad ja kui väga hull on ja ratast enam pole seal järgi, siis saab need maha müüa või alles jätta kuskil mujal äkki ära kasutada. Et jah, enamus on mul siin mootori asjad, et ma ei tea, ega rohkem midagi olegi, ma ei oskagi midagi öelda. Kunagi saab, võib-olla kunagi ei saa, ma ei tea, eks näis. Mind ei huvita ka see nii väga veel, et ma peaks seal uurimas käima, et mul on siin ju DR-iga praegu tegemist ja mingid töid on siin ja noh, meil on siin tegemist küll. Et noh, kus ma seda siin ikka kokku hakkan laduma. Nüüd lähiajal võiks saada nendest 3 rattast lahti, nagu ma siin juba, ma ei tea, 6 aega räägin. Aga jah, ma vaatab, sellele dokumendid ära vaja viia äkki homme reedesel päeval saab ära lõpuks siia. Et vaatab. Kliendiga rääkima, ta arvas, et võib-olla oleks hea ikkagi aeg panna ja koos rattaga minna, siis et saab seda nagu pikendada edasi, seda tasuta ülevaatusaega, mis teistkordselt, kuigi ta ütles, et 20 päeva on siin aega, et tasuta saada teine ülevaatus või noh, teha. See aeg on ammu möödas, selles mõttes, et selle 20 päevaga ma ei saanud neid dokumentegi täidetud, siis seal oli mingeid probleeme kogu aeg. Vot, aga noh, nüüd KTM-ist on midagi teada, nagu jutt on sama olnud kogu aeg, et midagi siin muutunud ei ole. Et jah, ma hakkan nüüd edasi lõikama ja kleebime siis asju siin ja vaatame, mis saab lõpuks. Sai siin nüüd kleeb sellele lõigatud. Siin on siis 650 RS peal. Siin pool on samuti peal. Ees on DR-i, kleeb selleks juba eelmine kord sinna ja siis sai nüüd siia poole ka pandud. Et panin ta praegu täitsa kokku ära. Ja nii jääb, rohkem ma ei viitsi midagi teha. Eest panin ta ka sellega vana spidoga tagasi see kinni, sest et ma ei viitsi praegu, ma ei tea, kus mu teine spido on. Ja siia läks siis karbonkile. See ei, noh, ideaalselt jäänud, aga ajab asja ära praegu. Et ma proovisin kus iganes selle kilega ka musta läikivaga. Aga see jääb ikka eriti rõve. Siin ei ole isegi kaitsekile peal, et kui pärast ära võtta. Et sellega ei jäänud üldse ilus. Siis ma mõtlesin, ma panen
selle karbon kiles ja lõikasin, noh, ta ei ulatanud nii pikalt, 30 senti oli, siit niimoodi hakkasin katma ja siis jätsin alla täpselt selle ribakese. Midagi nagu kõige ilusamad pole, aga jälle ajab asja ära praegu, et siuke ta siin külje peal on. No, ma ei tea, noh, natuke nimelik, aga vaatab. Et äkki üks päev ajab selle siin välja ära, kui ilusam ilm on, vaatab kaugemalt, kuidas ta on. Äkki läheb, teeb väikse tiiru isegi siin. Ja mul on veel pirnid vaja külge panna, siin taga ei ole mul pirne. Või noh, üks on, aga teist ei ole. Ja ette ma oleks võinud selle esimese pirni praegu ära panna, kui mul eest lahti, lihtsalt mul on pirnid olemas, aga vahet ei ole. Et vaatame, mis järgmiseks saab. Ma ei viitsi praegu rohkem midagi teha. Jah, praegu on hästi. Ja eks vaatame, mis järgmiseks teeb. Davai, kõik. Mitte video lõpp, aga uus klipp kohe. Täna on juba laupäev kätte jõudnud. Põhimõtteliselt ma ei ole midagi teinud siin vahepeal. Sest et ma jäin jälle korraks haigeks, mingi lamp, mingi räme peavalu, palavik ja asjad. Ja nüüd on natuke köha ka tekkinud. Aga jah, tulin siin garaaži, et filmida siis lõpp ära videole ja tegin paar tööd tegin sellel Suzukil ka. Põhimõtteliselt vahetasin tagumised pirnid ära. Siin oli, üks oli, või noh, mõlemad läksid vahetuse, et ei töödanud siin teisel, töötas ainult piduri tuli ja tava tuli mitte, et nüüd on mõlemad pirnid uued. Panin Elkuri külge ülevaatuse ajaks, et noh, oleks olemas. Ja panin aku laadima praegu ja ega rohkem midagi teinudki. Et praegu võiks olla asi nii kaugel, et sellega saab äkki ülevaatusele minna. Ma pean natuke mõtlema, vaatama. Eks ma pean ta tööle panema, tiiru tegema. Esipidur on kuidagi imelik pärast seda, kui ma siin lahti võtsin. Ma pean selle vist uuesti õhutama, sest et praegu, kui ma vajutasin pidurit, okei, mul oli vist klotsid lihtsalt teemal. Mis ma viimati tegin, et mul klotsid teemal olid? Ma ei mäleta enam. Jah, või ma ei mäleta, millal ma üldse siin pidurit tegin. Eks siis, kui ma panin selle tagasi. Okei, pidur on ikkagi vist korras. Ja mis veel? Ega rohkem jällegi. Pöördid ei tööta. Ma ei tea, miks need ei töötanud. Ma ei saanud praegu tööle ka, sest aku oli liiga tühi. Ja eelmine kord, kui ma vaatasin, siis nüüd tööle ei hakanud. Või näitama pöördeid. Ma ei tea, kui tähtis see nüüd ülevaatusel on, kas see töötab või ei tööta, selles mõttes, et nad seal ju pöörde järgi vaatavad heli, kui kõva heli on, aga seda, et nad vaatavad tegelikult arvutist ka, et pöörded arvuti järgi, seal on näidatud vahemik, mis vahemikus peavad pöörded olema, et seda heli võtta. Et võib-olla pole see nii hull probleem, et ma loodan. Aga eks seda saab teada. Et ma arvan, ma lähengi niimoodi praegu selles pidoga ülevaatusele. Ülejäänud asjad seal töötavad kõik. Noh, kes kiirust näitab, seda ma ka ei tea. Aga seda saab teada. Ja rohkem ülegi midagi. Põhimõtteliselt on valmis aku täis laadida ja siis võiks ju teoorias proovida ülevaatusele minna. Tulevad natuke külmad päevad. Järgmine nädal on siuke jahedapoolsem. Sajab kogu aeg. Midagi ilusat ei ole. Ja XD-ga ka siis niimoodi, et esmaspäeval läheb siis paberitega ülevaatusele ja annab sinna, näitab ära, et Elkur on küljes ja siis loodetavasti, kui ma annan need dokumendid neile, et nad võtaksid piire sealt maha, uuendaksid siis neid dokumente, et siis äkki saab ikkagi ülevaatuse kätte või vähemalt ma ei pea siis enam teist korda rattaga või kolmandat korda ma rattaga kohale minema, et ma jätan sinna paberid ja lähen pärast järgi ja siis on juba ülevaatus olemas, sest et ainuke asi praegu ongi see, et nad peavad vaatama, et Elkur küljes oleks ja rohkem ei ole. Et sellega loodetavasti saab ka siis korda. Ja lõpuks loodetavasti nüüd lähiajal lähevad need rattad ära siit. Need on liiga kauaks jäänud, aga midagi teha ei ole. Kogu aeg on midagi juurde tulnud ja teha vaja olnud ja kõik asi jälle venib siin. Ja samamoodi neil dokumentidega mitu nädalat siin juba läinud. Vot, aga rohkem ei olegi, ma ei viitsi siin rohkem midagi teha, ma lähen teen video ära, ma ei tunne end veel kõige paremini ja siis on korras, vot, aga davai, tšau siis!